Kuressaare lossihoovis on tunda täna tõelist nostalgiat. Eesti Moskvitsi klubi liikmed on oma retromasinad toonud Saaremaale väljasõidule. Esimene suvesõit oli meil aastal 2009, siis olime ka Saaremaal. Et nüüd oleme siis teist korda, 12 aastat hiljem. Kas Saaremaa on nii põnev paik või on kõik teised Eesti kohad läbi sõitud, et hakkab uus ring peale nii öelda? Täpselt nii, hakkab uus ring peale. Kui palju neid autosid kohal on siin? Siin peaks hetkel olema 82 autot. Kas see on nüüd terve Eesti Moskvitsi klubi või on mingi hulk ikkagi ka kusagile mandri peale jäänud, kes ei ole saanud tulla? No eks mõned läksid tee peal katki ja mõned ei saanud autot valmis ja eks mossesid on rohkem. Need on need, kes praegu kohal on. Kui palju Eestis üldse võib sellised mosse omanikke olla, kes aktiivselt ehitavad ja teevad? Noh, eks neid on sadu ja sadu. On sellised mosseomanikke, kellel on üks auto ja tegelevad sellega ja on ka sellised, kellel on kümneid ja kümneid. Aga mis selle Moskvitsi võlu on siis? Nostalgia. Nostalgia, sõidad ringi, kõik inimesed ütlevad, et neil on mingi mälestus mossega. Kas on vanemad või onu või vanaonu või vanaisal olnud. Et see on see, kust me tuleme. Aasta oli 2004, ostsin esimese Moskvitsi ja siis see oli selline, ei olnud kõige paremas korras, siis oli doonorit vaja. Siis ma ostsin selle auto doonoriks aastal 2005 ja siiamaani ta sõidab ja doonoriks pole ta saanud. Ehk siis 15 aastat ajalugu. Kui palju üks mosse kütet võtab sajale? Oleneb mossest 6,5 kuni 10. No teil on uhke auto, ma vaatan, et siin taga konksu küljes on peaaegu teine auto veel. Rääkige, mis lugu sellega on, kuidas see käru on valminud? No tuli mingi sükene mõte, et teeks mingi sükse vähe teistsugusema asja kui lihtsalt käru ja vaja ju, klubil on autosid palju ja seltskond on suur, et grilli kaasast tassida, siis kuskil peab hoidma seda. Et see ei ole seal taga mingisugune iluasi, vaid seal on ikka praktiline selline koht siis ka, kus saab asju panna? No, ta on ikka mõeldud praktilisel eesmärgil, et saaks asju kaasa võtta. Aga rääkige sellest autost ka, et mis masin see üldse on, mis aasta, mis mootor? Auto on 403, toodeti neid 2 aastat ja ta on ülemineku mudel nii-öelda siis 408 ehk siis uuematele masinatele. Aga said ostetud ka nii lihtsalt, et on vaja teha midagi aga siis sai see nagu pulmaautoks ka veel endale ja siis 4 kuuga sai talle siukseks nagu ta praegu on, et vär peale ja aga see on nagu rohkem midagi ei olnudki. Milline ta ennem välja nägi? Ta oli siukene väsinud vana põranda värviga värvitud koorus aga sõitis. Aga hiljem sai siis ära värvitud ja sai see tähtispäev ära peetud ja peale seda sai jällegi natuke uuendatud, et teist mootorit ja natukene ilusam salong ja kogu aeg vaikselt tuleb täiendada. Kas ta on nüüd selline igapäevamasin või ikkagi hobisõiduk, et ainult pühapäevamasin? No suvel ikkagi saab ikka igapäevaselt kasutada, aga muidu on ikka pigem hobi, et talvel ei sõida, talvel seisab soojas. Kas on mingisugune põhjus ka konkreetselt, et miks just selline auto, miks mitte mõne Žiguliga sõitma? Kogu aeg on Moskvitsid olnud ja Žigulidest ma ei tee neil vahet isegi peaaegu, et kuidagi on jäänud Moskvitsid ja nii on. Selle auto ajalugu on siis... Ta on siis 2 aastat tagasi detsembris. Ostsin ma selle Tallinnast ühe vanaära käest ja puhtjuhuslikult sattusin selle autole peale ja siis saime ta koldaks kaubale ja siis ma tõin ta ära. Midagi drastilist ma selle autoga teinud ei ole, et on ainult siis ütleme hooldustööd ja nii-öelda pidurid ja õlid ja kõik sellised asjad, et need on nagu tehtud, aga värvinud või midagi sellist ei ole, et nii nagu ta siin on, et nii ta on. Aga miks üldse mosse? Mossega on nüüd see asi, et selleks peab olema mingi väike kiiks. Et kõik, kes nagu Moskvitsidega omavad või Moskvitsidega sõidavad, mina sõidan Moskvitsidega näiteks aasta ringi. Mitte küll selle autoga, aga selle jaoks on mul teine. Et selle jaoks peab olema väike kiiks, et omada Moskvitsi, sõita sellega, remontida seda, et selle peab olema siuke teatud kiiks. Kellel meeldivad Žigulid, kellel meeldivad Volgad, kellel meeldib Usaraud, mis iganes. Rääkige siis mulle oma Mosse ajaloost ka, et kus te sellise ilusa masina saanud olete ja mis te teinud olete sellega?
vanaisa käest sain selle kingituseks nii-öelda peale seda, kui ma olin ta taastanud. Ja peale seda, või enne seda õigemini on ta siis täielikult taastatud viimse Poldini. No milline see auto enne taastamist välja nägi? Oli see väga hullusti roostes või mis sellega oli vaja teha üldse? Roostet nii hullu ei olnudki, pigem oli mõlkis oli igalt poolt ja kõik oli puksid ja kõik mootor ja kõik olid omadega otsas. Ja palju sellise auto taastamine maksma läheb? No tunde ei saa arvesse võtta, neid läheb lihtsalt väga palju, aga no ütleme, et võib-olla rahaliselt sihukese 15 000 saaks hakkama. Aga miks selline retromasin üldse? Miks ei võta tänapäeva mõnda uut autot endale? Igav on sõitu uue autoga, vana autoga on vähemalt rooli taga tegemist natukene. Aga tehniliselt vana auto mootor tee peale ka jätab? Vast ikka jätab, siis ongi huvitav, muidu on liiga igav. Et tööriistad peavad olema ikka pagastikus kaasas kogu aeg? Alati.